kell on 7:20, ma jõudsin siia toredasse Erna matka toimumise stardipunkti ja just nimelt mina jõudsin. Pole õrna aimu, kus mu tiim on. Inimesed näevad välja, nagu nad tahaks päriselt metsa minna. Ma näen välja, nagu ma oleks tulnud mingit maratoni jooksma. Aga ma ei tea, vaatame, kus Kaarel ja teised on. Ja ma ei tea, vaatame, mis nad arvavad sellest asjast. Kuule, ma tean, kuhu me minema peame, aga ma ei tea, kuidas me seda saame. Selles mõttes, et see mees töötab selle kaasa. Kord hakka või? Ma midagi muud ei kauda, aga ma puuka ei taha ausalt. Kaarel, mis emotsioon on? Täitsa lõpp, ma mõtlesin, et ma olin juba purju, aga nagu see on lihtsalt sääsest leia. Aga seal on Nils, a.k.a. Paps. Sellel grupil. Kaarel. Kõik teavad. Kaspar. On ka siin. Veel elus. Veel elus. Järgmisena nimekirja hirve küttimine. Saan aru, ma olen mingi 200 meetrit kõndinud, me juba eksisime kuskil võps ära lihtsalt. Ma olen üks küsimus. Kas Eestimaa ongi nii ilus? Meil on ammu toit otsas. Nälg koputab uksel, aga kodumaa toidab. Kaarel, kas sa tunned ennast tsiviliseeritumalt kui seal metsas? Tead? Ei taha selle küsimuse vastata. Siit on mindud küll. Ja see on... Võtsin tunne, nagu oleks Jumanjis lihtsalt. Jõudsime esimesse punkti, saime teha arvutuslauaga arvutamist ja noh, üsna turvaline on öelda, et algklasside kirjalik arvutamine on meelest läinud. Aga me saime 5 punkti. Tead, ega see punktide arvusel arvutamises polnudki nii hullu. Ma sain teada, et 35 kilomeetri, mis me peame läbima, tuleb Rookein ka veel, mis on minimaalselt 15 kilti. Oot siis hakkas tekkima nagu küsimus, kuhu me oleme sattunud. Ja vaata, siin tsiviilriietuses inimesi ei leia ju. Me oleme ainukesed hullud. Eesti Autoajan Street. Ka lühisesse ja me võitsime kõik 4 erineval korral üle selle vaata. Aga kõigil ei saa sama. 20 meetri õusad teed sai läbi. Nüüd me oleme metsas. Täiesti metsas. Ja kui Nilsi poleks, siis ma oleks äkki juba rääksinud. Aga Nils väidetavalt jääb kumlema. No Nils, kuidas vibe on? Nii kõva. 10 korda tehtud või tegelikult pigem 5. Nii et 95% veel optimistlik. Kaarel, mis toimub seal? Kuule, taktikaline regrupeerimine ja siis kaardi lugemine. Nagu sa näed, ma võtan aktiivselt osa ja terviseks. No see kõik, mis siin toimub, on full mülgas lihtsalt. Kaarel, kuidas oli vastu tegevus? Kuule, ma ei tea, kui sa arvad, et see on läbi, siis vaata neid GD-ga mehi, nad võivad arvata teisiti. Paneme siit põllu pealt uuesti jooksu. Siin käib mingi väga võsin vastutegevuse ülemängimine. Nils, mis on plaan? Ma ei tea, proovast üle. Plaan on see, et kuulama autot. Taktika on olla teed 50 meetri kaugusel, väga lihtne. Oled 100 meetrit kaugel, võid lehvitada ka neile. Nii, aga siit me näeme otse rabasse ju. Ja kui ma pidin nõude teed minema jah? Jaa, küll see peale eest nägisi teed. See tee peale minema? Need on lihtsalt siin Eesti peale eest. Aga kuhu see tee läheb siis? See tee siit? See on mega suure ringiga. Lähed mis otse? Ei, aga see selle tee peale on ees jah? Jaa. Lähed otse vist. Oleme jälle tagasi kusagil täielikus võpsikus, sest vastutegevus lõikas lihtsasti läbitava tee ära, nii et elude säästmise nimel tuleb nautida seda metsa. See on crazy, mis ellujäämiskoolitus see on. Kuule, Justa, miks sa praegu põlvist saati mudas olid? Vaata ennast. Väga haige. Me on esimese mingisuguse 3 tunni jooksul mitte ühtegi vastutegevust ja nüüd me oleme mingi 20 minuti jooksul 4 tükki saanud. No nii, punkt number 3. Ja hetkel me anname ära enda sinist kaarti, et oma aeg kinni panna.
No Nils, kuidas peale 3 punkti vibe on? väga super. Juba ootan ülejäänud asju. Suursugune punkt 3 läbitud, kartulid küntud. Nils, emotsioon hea? Pikalt ette ära lastud. Kartuses, et ees on vastutegevus. Kohe saame teada. Tuleb välja, et vist ikka ei ole vastutegevust ees. Seega, järjekordselt lihtsam tee valitud. Kuulge, see näitab, mida me oleme nõus oma liikmete nimel tegema. Tavaliselt see ei paista sellisel kujul kohe välja. Nüüd me füüsiliselt kannatame vihma käes mitmekümneid kilomeetreid, aga fun on. Nils, super inimene. Nii kõva. Lõpuks saab natuke jahutust ka. Plaan tegelikult ülilihtne. Jõuda järgmisse kontrollpunkti numbriga 4. Ma ei tea, palju meil aega on. Midagi ikka on. See on nagu Interstellar aeg, praegu see hetki irrelevantne peab kohale jõuda. Aga tegelikult see vihm ei olegi nii hull, nagu suht mõnus on. Soe on vaata vähemalt. Kas sa ütled seda kaamera jaoks? Jah. Mängu nimi on Leia matkaja. No mis sa teed? Vastutegevus liigub, et vahel on natuke varjuma ka. Kus tunnen? Hea. Jalad veits nagu annavad tallad tunda. Aga muidu on okei. Mis vihm tegi? Vihm pesi puhtaks. Ja nüüd päike kõrvetab. Super. Me jõudsime 4. punkti. Saime autost otsida, mis asjad on keelatud, mis ei ole keelatud. Ja siis tuli välja, et lisaks keelatud asjade punktile on siin ka veel 2 lisapunkti, millest üks toimub vee peal. Ja teise osas ma ei ole kindel, aga noh, me saame kindlasti teada. Ja mis puudutab ENL-i tollikontrolli, siis noh, selle me vist kukkusime läbi. Me leidsime 9 keelatud esemest 4. Nii olete jõudnud siis ohutuspunkti. Aega on teil 10 minutit ja me oleme ette valmistanud sellise lindiga raja, kus on isikukaitsevahendid ja me tahame saada nüüd isikukaitsevahendite korrektset nimetust. Ütleme, kinnistame ära enne, mis me ütleme? Biokaitseülikond või? No midagi niisugust tähtsast, et see on Gaasimaski filter. Ei ole, mis see on? Nii, ja teil on kulunud 7 minutit. Nii. Oota, kus ma võitsin? Ühesõnaga, need ülesanne oli see, et selle Hansa lauaga peab vähemalt 3 erinevast inimest tegema 2 tiiru ümberboi ja nüüd me saame näha, kuidas Hansa laud sõuab. ei ole näha. No hea küll, ütleme, et on. Väga hea. Võtke vestid ära. Karl, kuidas võritusega rahul oled? Ma ei tea, ütleme niimoodi, et ma kavatsen pärast seda ujuma minna. Siis ma olen kõvasti rohkem rahul. No Kaspar. Eksimus oli see, et te ei pingutanud täielikult kõiki vesti nööre. Kusjuures ma mõtlesin selle peale. Et see oli ainuke eksimus, ülejäänud asjad korras. Nils, sa said märjaks, kui sa Hansa lauaga sõitsid. Mis juhtus? Keegi tõmbas, keegi jäi mäkra, ma ei tea. Aga mingi venda jõudis ta oskab ainult esimees olla, aga mitte nööri tõmmata. Ja ma kogun punkte praegu. Öeldi, kes on vees, saab lisapunkte. Lisapunktid said kalade eest või? Pole hullu, küll ma siit ühe forelli üles leian. Näkka paili. Mõnus. Gregor tõi meid siia, nii et ausalt öeldes ta on kõiki märge kallistusi väärt. No nii tore. Palju te tiimi saite lõpuks? 4 või? 4, jah. Ega me ei tahtnud kaustada. Keegi veel lõpetanud ei ole? Ei. We are going strong. Kas see on teil praegu 7 või 8 või? Oota, 3 tükki tegime ära ja siis 3 kolmas on siin. 3 tükki on korraga. Aga kas see loetakse kõik kokku või? Need 3 tükki siin või? Jaa, siit te saate 30 punkti maksimaalselt. Ehk siis 6 on tehtud. See on 1 punkt selles mõttes. 1 punkt ikka ainult 4 punkt. Teil on veel natuke minna. Palju on neid? 6 või?
natuke rohkem. Ma olen olnud 2 aastat Erna matka staabis, korraldame seda Eesti Skautide Ühinguga, mis on muuhulgas ka Eesti Noorteühenduste Liidu all. Et minu roll on siin olnud just nende punktinimeste, kaasa arvatud siin Sisekaitseakadeemia, kes meil on see aasta partner, nende siia organiseerimine. Kuidas sulle endale meeldinud on see niimoodi? Väga lahe, minu meelest on väga vahva matkalt. Ma ise olen kahjuks rohkem autoga sõitnud, kui neid punktitegevusi teinud, aga see-eest on väga tore olnud. Risto, mis teed? No nii, kell on siin midagi peale 2. Midagi 60 kilomeetrit alla, üle, kuidas oli? Napilt alla. Napilt alla. Selgub hiljem. Aga Eesti Noorteühenduste Liidu tiim on kenasti lõpetanud. Soe supp ootab meid. Aitäh skautidele, et kutsusid. Alati lõbus ja tore. Ja edu kõigile, tulge ka järgmisel aastal. Ciao! Ciao! Ciao!